Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 128. osa. Mina olen Regina Jaakson ja tänagi salvestame Pärnu Huubis. Täna on külas üks naisterahvas, kellega meie tutvus algas juba issand, ma isegi ei suuda näppu peale panna enam kunas, aga ilmselt mitte läbi tema tegevuste, vaid läbi ühiste tuttavate. Ja. On ju, tere tulemast Haini Tammeoks. Tere Regina. Nii, aga me ei jõuagi praegu meie ühiste tuttavateni, vaid sinu tegemiste juurde, et põhjus, miks ma sind esiti tundsin ja ma tahan kutsuda jutustama, on see, et sa jagasid ühte infokillukest raamatu kohta, mis on siis Pärnu Naiste Tugikeskuse poolt välja antud, nagu ma aru saan, et millega täpsemalt tegemist on? Jah, see raamat on Pärnu Naiste Tugikeskuse poolt ja see on kogumik siis 17 aasta tegemistest. Aga kindlasti see ei ole mingi hull juturaamat, et seal on palju teksti, aga seal on kõik oluline tekst, seal on pilte ja minu jaoks on see natuke nagu osa minu elust, sest tegelikult ju aastal 2011 septembris, nii et mul saab nüüd juba 15 aastast sellest, kui ma lahkusin vägivaldsest suhtest ja see raamat kajastab päris palju neid siis üritusi, tegemisi, kõik, kus siis sai osaletud ja oldud, et kindlasti siuke ilus, värviline, tore raamat, võib-olla mitte küll, ütleme, see teema iseenesest ei ole väga tore, aga et oskus kajastada seda natuke positiivses võtmes, ma arvan, et see on ka oluline. No selleni, et jõuda selle oskuse juurde nagu ka iseendas, eks ju, see on ikkagi jõhker töö, see on aastate pikkune töö. Et selles olukorras, kui inimene on olnud lähisuhte vägivallas, siis jupp aega läheb enne selleks, kui ta üldse hakkab nagu aru saama, et tal on mingi väärtus läbi selle pakkuda. Ja tegelikult on see, et alguses mina olen kogu aeg mõelnud, kui keegi ütleb mulle, või on öelnud, et see on nii vapper ja nii tubli, siis ma lihtsalt elan oma elu. Ma katsun oma eluga hakkama saada, kõikide nende teemadega, mis siis sel hetkel oli see siis mingi kohtuprotsess või mingi muu vaidlus või teema. Et tegelikult ongi sa lihtsalt elad oma elu ja sellel teekonnal on oluline, kes on sinu kõrval. Et ilmselgelt minu jaoks oli mu ema, esimene, kes aitas mul selle sammu teha, nii et võib öelda, et ema on andnud mulle elu nagu 2 korda siin elus. Ja siis sealt edasi juba, kui ma sattusin Pärnu Naiste Tugikeskusesse koos oma lastega, kui mul ei olnud mitte midagi, et alustasin täiesti nullist, et siis tegelikult Pärnu Naiste Tugikeskus on olnud mulle toeks kogu selle teekonnal ja iga teemaga, mis üles sel hetkel tuli, et lihtsalt mõnikord on vaja seda, et kui sa oma mõtetes oled nagu sellises segaduses, et on keegi, kellega sa võid rääkida ja keegi, kes võib-olla annab sul natuke mingi teise suuna või mõtte või et kus sealt edasi siis minna, sest tegelikult ei ole lahendamatud olukordi. Ja tegelikult ükskõik kui raske sul on, kui sa sealt välja tuled, see on tunduvalt kergem, kui olla sellises suhtes. Et nagu see on nagu see mõte, et kui ongi raske, siis tegelikult sellises suhtes olla on palju raskem. Ja see muutus tegelikult, mida me kardame, tundub esiti nagu nii jõhker ja suur, aga samas kui see samm teha ja see muutus nagu vastu võtta, siis teisel pool hirmu on paradiis, on ju. Just, tegelikult nii ongi, et kui me elame selles suhtes, siis meil on halb, aga meil on tuttav halb. Ja alati ükskõik mis uuendus ka meil või muutus meil elus tuleb, et ikka on alguses hirmutav, sa ei tea ju kuhu see viib, sest minul on nagu siuke lihtne asi, et kuna ma elasin 10 aastat Eestis eemal, ma ei osanud isegi, ei teadnud, kuidas bussiga sõita. Et nagu tegelikult siuksed elementaarsed, lihtsad asjad, aga sa lihtsalt ei tea, kuidas seda teha. Aga kuidagi, mul oli isegi see tunne, et kui 10 aasta jooksul sai keegi kogu aeg takistas, sul ei lubanud midagi teha, siis nüüd mul on võimalus teha kõiki neid asju, mis ma tahtsin. See tundus nagu maailm on lihtsalt piiritu, et sa mine ja tee. Ja mis veel olulisem oli siuke ahaa tunne oli see, et ma võin eksida. Ja mind ei hakata nagu albustama ja solvama selle pärast või ütlema, kui loll ma olen või miks ma ei peaks mitte kunagi seda tegema. Aga see, et ma võin eksida ja see on okei.
no sinu teekonnal ma tean, et teil see kohtuprotsess oli ilgelt pikk, see on nüüd tänaseks läbi saanud või ikka veel? Ei, õnneks kõik need kohtuprotsessid on nüüd läbi, aga need kessid ja mingi 8-9 aastat olid mul kohtuprotsessid, mis algasid siis sellega, et ma olen oma lapsed röövinud, et kõigepealt sellega, et võiks lõpptulemus oli see, et ma võin jääda Eestisse koos oma lastega ja lõppes sellega, mis me ise kutsume siis suukorvistamiseks, et ma ei tohi avalikult oma elust rääkida, kuna siis teine pool tundis, et see on tema elu ka ja tema jaoks oli see laim. Et ta isegi küsis seal valuraha 10 miljonit, kuna ta tundis, et tal on liiga tehtud, teda on laimatud. Aga õnneks, küll see jõudis niimoodi, et ta kaebas edasi kuni Riigikohtuni, aga sealt edasi ei läinud, sest et ei suutnud enam riigilõivu maksta. Jumal tänatud. Jah, aga selles mõttes, et 2 kohtuastet olid minu poolt, et nad loomulikult ei olnud nõus tema väidetega, aga eks selles mõttes, et ma mäletan, mulle isegi helistas ajakirjanik ja küsis, et aga mis siis saab, kui näiteks kohus otsustab vastupidi, et ma olengi süüdi, siis ma ütlesin ma pole. Siis kui kohus otsustab nii, siis las ta siis otsustab nii, aga ma ei tagane nendest asjadest, sest ma tean, mis ta on teinud. Ma tean, et väga raske on osasi asju tõestada, sest sul ongi sõna vastu ja kui teisel on hull kontroll, siis sa ei saagi palju asju tõestada, sellepärast, et kui ta kontrollib su kõnesi, su käimisi, suhtlust, kõik asju, siis sa oled sellises hirmus, et esiteks sa ei julge mingit ühtegi tõendit kuskil salvestada, sest sa tead, kuidas see võib lõppeda, et sind võidakse lihtsalt läbi peksta selle pärast, siis sa isegi ei tee neid samme. Nii kaua, kui sa oled kindel, et ma nüüd saan sealt välja, sest et ma ju oma töös ka praegu tugikeskus näen, et on naisi, kes lähevad tagasi. Loomulikult ma mõistan, see on sõltuvussuhe ja kõik need asjad sinna juurde. Aga kui mina mõtlesin, et kui mina tegin selle otsuse, et ei, et ma tulen sealt ära, siis ma teadsin, ma tulen sealt ära. Sest et kui ma sinna tagasi lähen, siis ma arvan, ma võib-olla ei oleks siin ja ei räägiks sellest. Ma mõtlen, et sellises suhtes olles, kas ma saan aru, et sa ei elanud Eestis siis? Ei, ma elasin Rootsis, jah. Rootsis, aga see sinu abikaasa või kaaslane, tema siis oli ka Rootsist või Eestist või kuidas? Ta on tegelikult Soome juurtega rootslane, et on sündinud Rootsis, aga ta vanemad on Soomest pärit. Kuidas te tuttavaks üldse saite? Kuidas see teil pihta üldse hakkas? Me saime tegelikult Eestis tuttavaks ja ta küsis tegelikult teed kuskile mujale ja siis hakkasime suhtlema ja siis nii läks. Okei. Ja esimene moment, kui suhe tuleb, siis nagu ei näe ka neid ohumärke või olid mingid ohumärgid? Või? Tegelikult nüüd, kui ma tagasi mõtlen ja ma olen natuke lugenud ja tean seda ja tean just seda psühholoogilist poolt, et ütleme nii, et seda füüsilist poolt, igaüks saab aru, kui keegi lööb, see on vale ja kõik mõistavad seda, aga seda kontrolli poolt, seda, kuidas ta rikub suhted su lähedastega, et siin nagu isoleerida nendest, et sellest mul polnud nagu õrna aimugi ja ma tunnengi, et sellest me võib-olla räägimegi liiga vähe ja sellepärast tihti ei mõistetagi seda, et kes ise pole kogenud, nad ei saagi aru sellest, et kuidas on nii, et sa, ma ei tea, lased kellelgi kontrollida või see, aga kui sa natuke saad aru sellest, mis seal taga tegelikult toimub, et siis sa saad ka aru, et miks need inimesed ei tule ära, miks nad tulevad ära, lähevad tagasi. Et see pool on nagu tegelikult palju laiem kui ainult see löömise pool ja loomulikult see häbitunne, sellepärast et nagu nii, et kui sa seal suhtes oled, siis kõik, mis on valesti, on ilmselgelt sinu süü. Et tema ei näe seda, et tema midagi valesti teeks, et mis iganes, tema halb tuju on ka sinu süü. Kõik on nagu sinu süü ja ta suudab nagu kõik asju kuidagi keerata niimoodi, et sa mõtled, okei, et siis ma nagu üritangi kogu aeg olla parem. Aga tegelikult see viib selleni, et sa ei saa mitte kunagi olla tema meele järgi. Üks märk, mis sellises suhetes on, et nad tahavad liikuda hästi kiiresti kokku kolida, hästi kiiresti abielluda, hästi kiiresti lapsed, sest tegelikult see ongi see, et sellega ta nagu seob siin nagu enda külge. Ja mis ongi nagu nii veider, et nagu sa tead, mul on 5 last. Tema jaoks need 5 last olid see, millega siduda enda külge, aga minu jaoks nad lõpuks olid need, mis andsid mulle jõudu,
et edasi tegutseda. Et nagu tema mõtles küll ühtemoodi, aga tihti need on, eks lapsed ikkagi tahavad, et lastel oleks ju isa, aga siis hakkad mõtlema, aga milline isa siis? Et kas lastel on parem, et neil on selline isa, kes tegelikult on neile vaimselt igatpidi halb, või on ta siis selline isa, kes on tegelikult neile eeskujuks ja kasvatab nendest ikkagi inimesed, kes hoolivad teistest inimestest, või on isa, kes õpetab, kuidas teisi inimesi ära kasutada, et kõik inimesed on ainult sinu jaoks mingi ressurss, et kui sul sellest inimesest mingit kasu ei ole, siis sa ei suhtlegi temaga üldse. Selles mõttes ongi hästi keeruline nagu aru saada, kuidas see protsess tegelikult välja näeb, on ju. Et kui sa nagu tõidki välja, et toimub selline isoleerimine ja selline läbi kontrolli nagu lähisuhetest eemaldumine, on ju. Et siis see nagu tundub, et kuidas see üldse võimalik on, aga see on see, kui ise pole kogenud, siis ongi nii raske nagu mõista seda, on ju. No eks see ongi see, et algusest hakkab ju, et sa oled kõige olulisem minu jaoks, ma tahan ainult sinuga olla. Et miks me peame minema kuskile välja? Et kui sa mulle nagu kõigest räägid, siis see ongi see armastus ja hoolimine ja ta kuidagi muudab selle kontrolli selliseks, et see on nagu selline hoolimine. Ja siis sa lõpuks oledki sellises lõksus, et sa nagu mõtled, et ma ei saa ise ka aru, kuidas ma siia sattusin. Et kuidas see nagu võimalik on. Aga see käibki selline nagu põimimine. Ja loomulikult on ju ka see, et ega siis ei ole ju 24/7, et siin kogu aeg peksab. Seal on ka toredaid aegu ja siis ta ütlebki, tegelikult meil on ju väga tore ka, ja siis mõtled, et ongi ju toredaid aegu ka, eks, et teeme midagi toredat koos. Aga mingi hetk on lihtsalt see, et sa saad aru, et need halvad ajad ja sinule reaalselt ohtlikud ajad, kui ta näiteks kägistab sind, mis võib olla sekundite küsimus ja sind ei ole enam siin, et siis lõpuks sa lihtsalt saad aru, et see ei ole okei ja need halvad asjad ikkagi kaaluvad üle ja siis sa teedki selle sammu. Ja on hea, kui sa pole ise võimeline seda nagu tegema, seda sammu ja helistama näiteks tugikeskusesse või kellegile endale usaldusväärsele inimesele, et siis vähemalt, et sul on kõrval inimene, kes märkab. Kui meie tulime Eesti, siis me suhtlesime ju siis mul selle laste isaga inglise keeles. Ema inglise keelest aru ei saanud, aga ta sai aru, et midagi on valesti. Ja tal lõpuks ikkagi mõjus see niimoodi, sest me elasime mingi hetk tema juures. See mõjus niimoodi, et ta ei suutnud isegi koju tulla. Ema nagu siis? Jaa. Okay. Ja siis ta hakkas nagu küsima, aga kuna ta oli ka seal ema juures minu kõrval kogu aeg, siis ega ma ei saanud emale öelda, et kuidas tegelikult asjad on. Ja niimoodi hakkas väikselt kildaaval tulema, et sai teada, et lapsed tegelikult ei käi kooliski, kuigi peaksid koolis käima. Ema sai teada, et ma olen tegelikult abielus, mida ema ei teadnud. Et hakkasid nagu vaikselt asjad välja tulema. Tegelikult esimese kirja kohaliku omavalitsusse sotsiaaltöötajale kirjutaski mu ema, kus mina lihtsalt kirjutasin alla, et lugesin selle läbi, kirjutasin alla, sest et mul endal ei olnud võimalik seda teha. Ja siis jõudsime selle õnneliku ööni selles mõttes, kui mu ema pani ukse lukku ja ütles, et enam me teda sisse ei lase. Ja siis sealt hakkas siis minu uue elu algus. Nagu see kananahk käe peale, et see on ikka jõhker teekond. Kui kaua sinul see kestis üldse siis see suhe? 10 aastat. See on päris pikk aeg. See on pikk aeg ja tegelikult ausalt öeldes, kui me seal Rootsis olime ja ma mõnikord mõtlesin, kas tõesti ma peangi nagu surmani sedasi elama ja mõtlesin, mis saab lastest, sest et ta ju ei kontrollinud ainult minu elu, vaid laste elu ka, et me olimegi nagu asjad tema jaoks. Kuigi tal endal haridust on väga vähe, ma ei tea, 7-8 klassi võib-olla ja ta arvas, et lapsed ei peaks kooli minema, et me võiks kodukooli teha. Et siis me nagu, kes nagu lapsi õpetavad, on ja sest et me oleme Rootsis, mina ei oska neile õpetada rootsi keelt, mis lastest üldse saab. Et tegelikult mul oli nagu see hirm ka ja mul vanem tüdruk armastas õppida. Ma mäletan, et kui see öö oli, kui mu ema ukse lukku pani ja me läksime sinna ema korterisse, mu vanema tüdruku esimesed sõnad olid, kas ma nüüd saan kooli?
See on kui armas. Et ja kui nad siis läksidki vabakooli, siis õpetajad ütles ka, et issand, nad pole näinud neid lapsi, kes tahaksid nii väga õppida. Reaalselt neil oli nagu see koolipäev ära, siis neil peale seda oli siis selline abiõpetaja, kes aitas neid nagu järje peale. Ja nad tahtsid ikka veel õppida. Et noh, see on see, et on hoitud niimoodi, et sa ei saa õppida ja nüüd on sul see võimalus, et noh, ma arvan, et ilmselgelt lapsed sel hetkel võib-olla ei osanud oma tundeid niimoodi väljendada, aga ma kujutan ette, et neil oli samasugune tunne, et nii palju võimalusi, ma võin kõike teha, ma võin minna, et ma arvan, et lastel oli samasugune tunne, isegi kui nad ei osanud võib-olla seda niimoodi väljendada, sa oled kuskilt puurist välja pääsenud, sa võid tegelikult kõike teha, sest meil on ju ikkagi nii palju võimalusi praegu elus, kui on ikka tahtmis, siis mine õppima või leia endale mingi hea hobi või tee sporti või kõik asjad on olemas tegelikult, jah. No üks asi on lapsed ja teine on see, mida sa ise nagu kogesid, et see sama vabanemise tunne on ju, et kui kaua sul nagu läks aega, et aru saada, et aga tegelikult ongi nüüd täiesti uus elu või see käis sul nii, kui uks kinni oli tehtud? Tegelikult ma arvan, kui uks kinni läks, siis ilmselgelt ma ei osanud ette kujutada seda, et mul tuleb mingi 8-9 aastat kohtuprotsesse. Ma arvan, ma isegi teadnud nagu, mis nüüd edasi saab. Mul oli lihtsalt see, et põhiasi, millele ma mõtlesin, et ma olen turvaliselt, et mu lapsed on turvaliselt, sest mul ei olnud ju ei elukohta, ei töökohta. Põhimõtteliselt meil olid riided, mis meil seljas olid, sellepärast, et kõik teised laste riided jäid isale autosse, mida ta ilmselgelt ei andnud meile. Et ma põhimõtteliselt alustasingi nullist. Aga ma ei tea, kas see oli sellest, et ma teadsin, et mul on see tugi, ma ei tundnud nagu seda hirmu sel hetkel, et nagu mis saab. Ja mul oli nagu, et okei, et noh, mis me nüüd edasi teeme, sest et enne ju, kui ma Pärnu tugikeskuse jõudsin, siis ju sealt Virtsust viidi mind Haapsalusse sotsiaalmajja, nii et me olime seal mingi, ei tea, kas äkki 3-4 päeva olime, enne kui meid Pärnu toodi. Et selline ajutine koht, sest ma ütlesin ju kohe sellele ohvriabi töötajale politseile, et me ei saa jääda siia mu ema juurde, sellepärast ta leiab meid siit üles ja mis oli ka tõsi, sest ta luuras ju kogu see aeg, sest põhimõtteliselt ma arvan, et ta pool aastat ei teadnud, kus ma olen. Ta küll üritas igat pidi, nagu ta käis seal, kus mu isa elas, ta luuras Virtsus majade ümber, ta käis Varblas, kus ma kunagi koolis käisin, et igal pool neid kohti, mis ta teadis, kus mul kas keegi sugulane või keegi elab, ta käis seal nagu mind otsimas, sest ei teadnud, kus ma olen. Issand, kui jõhker. Siis mul oli natuke süütunne, ma mäletan, ma olin Haapsalus seal ja ma suhtlesin ainult oma emaga. Mu ema andis mulle uue telefoni, isegi ema muretses uue telefoni, sest me kartsime nii õudselt, et ta leiab mind ülesse. Ja siis, kui ema jälle ütles, et ta jälle luurab seal ja ta pidevalt seal oli seal trepikojas ja ema kutsus kogu aeg politseid ja siis ma tundsin nagu süütunnet, et mina olen peidus koos lastega, aga ta nagu luurab teie järgi ja ta rikub teie elu nüüd, et selline süütunne oli siis küll. Aga samas oli ikkagi see kuidagi siuke lootus, sest et kui sa selles suhtes oled, siis sa nagu tambid ühe koha peal, sul ei ole mingit muutust. Et üks päev on halvem, teine päev on parem, aga sa ikkagi olid selle sama ühe koha peal. Aga nüüd ma tundsin, et okei, esimene kohtuasi mul tuli vist järgmine päev, tuli politsei, ütles, et teie laste isa on läinud politseisse ja süüdistab teid laste röövis. See oli siis esimene. Ja siis õnneks oli ta ka lahutuse sisse andnud sama aeg, nii et ilmselgelt ta sai sellest aru. Aga ikkagi siis nagu esimene asi, okei, laste röövis, politsei loomulikult rahustas maha, et me ju ise tõime teid siia, me teame, mis olukord on, aga lihtsalt nad viisid kurssini. Aga isegi see ei hirmutanud. Kuidagi tekkis lootus, et kõikidel nende kohtuprotsessidega ka, et okei, tuleb jälle midagi teha, see on nagu vaimselt koormav, aga sa teed selle asja ära, aga sul mingi lootus kuskil on, et see asi lõppeb ükskord ikka ära, et sa lõpmatuseni ei saa ju jääda see kohtuprotsess käima. Et kuidagi selline lootuse tunne ikkagi oli. Ja ikkagi, südames ma teadsin, et palju asju on raske tõestada, aga ma teadsin, et see on tõsi ja ma sellest ei taganenud. Ja mis mulle tegelikult jõudu andis ka siis, kui see oli mu viimane kohtuasi, kus ta siis tahtis mind suukorvistada ja ma sain kontakti tema siis eelneva elukaaslasega, kes on üks Rootsi naisterahvas Helena.
Nad olid koos 15 aastat, nad olid enne mind olid suhtes ja kuna see Helena suhtleb tegelikult siis see laste isa õega, siis kuidagi Facebookis ma nägin, et ta jagas mingit raamatut. Siis mõtlesin, okei, ma kirjutan talle ja ma kirjutasin talle ja küsisin, et kas ma saan kuskilt seda raamatut osta, sest ma sain aru, et see raamat oli ka tema elust. Ta küll ei olnud kasutanud õigeid nimesi seal, aga ta on kirjutanud 2 raamatut. Seesama endine elukaaslane. Jaa, et üks siis on sellest elus siis meie selle ühise elukaaslasega ja teine on siis see, et kuidas kogu see kogemus on mõjutanud teda siis elu edaspidi. Ja ta saatis mulle need raamatud, kirjutas, et sa pea neid ostma, et ma saadan sulle need kingitusena. Siis ma loomulikult tänasin ja saatsin talle vastu siis Eestist mingid Eesti komme ja asju. Aga kui ma lugesin sealt sellest raamatust, et mis ta on ka sellele Helenale teinud, sest tegelikult nende inimeste puhul vahet pole, võtavad uue kaaslase, nad teevad täpselt sama. Et see ei ole nagu see, et ühe naisega nüüd on supermees ja teist naist siis peksab. Et nendel see käitumismuster ei muutu. Ja siis, kui ma lugesin seda, kuidas tema siis ka pääses, siis mul tekkis nagu selline, nagu mingi selline nagu viha sees, nagu või siuke, et mis mõttes, et üks inimene peab põgenema, teine peab ära minema ja tema ikka tegutseb edasi. Et see ebaõiglus, et nagu ta toodab juurde neid naisi, kellega siis, ütleme, riik peab siis tegelema, ja tema teeb ikka ja tema arvabki, et tema ongi õige mees ja kõik need naised teevad valesti ja tema võibki niimoodi käituda. See raamat kuidagi andis jõudu, et ei saa olla see maailm nii ebaõiglane, et midagi peab olema, et ei, ma võitlen edasi, vahet pole, mis sealt siis kohus otsustab või mitte, et peab edasi liikuma. Mõtlen, et üks nagu 15 aastat ja 10 aastat ja ma ei tea, kas see peab paika, aga ma olen kuulnud, et keskmiselt läheb naine 6-7 korda tagasi suhtesse, kus teda nagu väärkoheldakse. See tundub mu jaoks kuidagi utoopiliselt suur arv olevat. Ma ise ütleme niimoodi et mis ma olen seal tugikeskuses siis töötanud, sest et alustasin ju siis kogemusnõustajana, vabatahtlikuna, nüüd olen siis nagu päris seal tööl, et mul on olnud üks naine, kes äkki 3 korda läks tagasi ja temale ikkagi selle viimase asja või selle viimase punkti sellele andis see, et ta laps helistas politseisse ja ta ütleski, et kui mul tüdruk ei oleks politseisse helistanud, siis võimalik, et ma ei oleks elavate kirjas lihtsalt. Et võib-olla see, et tihti naised nagu mõtlevad, ise ma kannatan ära, aga kui see hakkab puudutama lapsi, siis sa oled valmis äkki selle sammu lõplikult tegema. Sest tegelikult mina ka, kui ma sealt suhtest välja tulin ja ma nägin mingit dokumentaali sellest, et kuidas tegelikult see mõjutab juba naist, kui sa rase oled, kõik see närvipinge ja see. Ma olen küll nagu hirm, et issand, mis ma nagu oma lastele teinud olen. Et seda me tegelikult ei tea. Ja ka hiljem ju, kui lapsed näevad seda suhet kõrvalt, siis nad võivad võtta selle sama mustri, nad võivad ka võtta selle, et nad on lõpuks ohvri rollis, et võtavad samasuguse kaaslase. Mitte kumbki variant ei oleks minu jaoks sobiv. Et see on ka see, et peab olema see mustri murdja. Ja eks ma ka lastega olen vaeva näinud, sest ilmselgelt neil on nagu 2 vanemat, keda nad armastavad ja 2 nii vastandikku. Üks ütleb, et näiteks, võtame lihtsa asja, et peab õppima, teine ütleb, haridus ei ole oluline, lapsena see ilmselgelt, muidugi ma ei viitsi õppida, ja sa võtad nagu selle poole, eks. Et selle, et tegelikult haridus on oluline, see arusaamine tuleb võib-olla hiljem ja võib-olla vahepeal on juba midagi väga valesti läinud, ja see lastel on väga keeruline, sest et see segadus, mis seal sees tekib, et 2 vanemat, täiesti erinevad maailmad, kumb see siis õige on. Ja kui sul ei ole endal mitte mingit sellist arusaamist sellest maailmast veel, siis see tekitab sul sellist segadust, et sa ei tulegi oma tunnete asjadega toime. Aga praegu mul on kõige noorem laps on 17 ja võin öelda, et mul on imelised lapsed. Ja novembris saan vanaemaks isegi, nii et mis tundub nii kummaline, aga samas see tundub nii põnev, et äkki õnnestub nagu
olla siis see vanaema, mis mul ei õnnestunud lastega näiteks väljas jalutamas käia enda lastega, siis äkki vanaemana siis on neid võimalusi rohkem. Ma mõtlen, et terve see aeg, kui mina sind ju tean, oled sa olnud kogu aeg selline särasilmne, päikeseline on ju. Ja siis ma isegi ei kujuta ette, kes võis olla see Haini, kes elas siis Rootsis. Et ma isegi nagu ei kujutaks tõesti ette, milline oli Haini sellel perioodil. Nagu lihtsalt nagu peas on lühis, sest see ei ole nagu võimalik aru saada, et on üldse nagu teistsugune inimene kui see, kes sa täna oled, on ju. Jah, no ma arvan, et sisemiselt ilmselgelt ma olin samasugune, aga lihtsalt suruti maha kõik see, et ei lastud sul olla, sest tegelikult on ju see, et sa said olla selline, nagu ta lubab sul olla. Ei saa inimestega suhelda, ei saa minna, lihtsalt tunned, et ilus ilm läheks välja jalutama. Ei saanud minna. Eks see, ma arvan, et see kõik see oli minus sees olemas, aga lihtsalt seda suruti maha ja võib-olla öeldi, et ei, see ei ole õige või see on vale või ma mõtlen valesti või noh, mõnikord öeldi, et sa üldse oled oma elu siiamaani valesti elanud, et nüüd mina olen see päästja ja nüüd ma suunan sind õigele teele, et noh, päris kurb või ütleme kohutav on ju see, et tegelikult sellel hetkel ka usutakse seda. Et see tundub nagu nii, see on normaalne. Just, see ongi, et ta teeb sulle sellist ajupesu ja siis tegelikult on see, et see võib-olla isegi on niimoodi, et võib-olla sa ise nagu päris ei usu, aga see muutub sinu selliseks ellujäämisinstinktiks, et ma kodurahu jaoks teen seda. Jah, ma olen taga nõus. Lihtsalt selleks, et seda enam, kui sul on lapsed. Sest et samal ajal, kui ta sind seal väärkohtab, sa pead olema ka ju ema, sa pead laste eest hoolitsema, siis sa pead mõtlemagi, et noh, kuidas ma suudan olla nüüd see ema ja hoolitsev, sest noh, ega seal oligi, ega talle ju lapse nutt ka näiteks ei meeldinud, see ajas seda väga närvi ja siis olidki halb ema ja ei saa lastega hakkama ja tal käis tegelikult niimoodi võngetega, üks päev olid nagu maailma parim ema, siis olid maailma halvim ema ja siis mõnikord ma ikka küsisin ka, et nagu no otsust ära, et kuidas sa saad nagu ühest äärmusest teise äärmusesse minna, et otsust ära siis kumb ma olen ja tegelikult ma mõnikord mõtlesin ka, et ja kui ma olen nagu nii halb, et nagu miks sa minuga koos oled, miks sa tahad minuga koos olla? Aga see on ju äge, et sul lõppkokkuvõttes ikkagi see kriitiline mõtlemine säilis. Et sõltumata sellest, et sul tehti korraliku ajupesu, sinu enda sees tekkisid küsimused või olid kogu aeg olemas küsimused, et oot, mis siin nagu toimub, eks ju. Et see on nagu ülioluline, mul tundub selleks, et üldse sellest välja saada. Et see kriitiline mõtlemine nagu säilib. Ja seal ongi tegelikult see, et see raskendas seda, et mul olid lapsed, sest ma teadsin, et lapsi ma sinna maha ei jäta. Et kui ma saaks minna, siis kindlasti ainult koos lastega, sest noh, ega tema ju laste eest ei hoolitsen. Ja mul nüüd vanem poiss on öelnud ka, et nii hea, et sa isa juurest ära tulid. Et nad on aru saanud tegelikult, et noh, mis võimalused neil tänu sellele on. Aga kui sa oledki seal, siis sulle tundub, et see on nagu siuke lõputu auk ja sa vajud sügavamale, sa saad aru, et jaa, see ei ole õige, aga sel hetkel sa ei tea, kuidas ma siit välja saan. Sest et sul on reaalselt hirm oma elu pärast, sest ta on sulle ju kogu aeg öelnud, et sa võid ära põgeneda, aga ma leian su igalt poolt ülesse. Siis, kui ma sealt ära tulin, ma kartsin selliseid suuri aknaid, sest ma kartsin, et ta leiab meid ülesse. Ja siis ma ei julgenud pimedas valguses väljas käia ja see võttis kuid aega. Seda enam ma teadsin, et ta ju sõidab ringi, ta otsib mind igalt poolt. Ja ma mõtlesin, noh, kui ma 5 lapsega, väikse lapsega ringi käin, noh, see ei jää märkamatuks, inimesed märkavad seda. Ja kui ta tuleb sinna, et ma ei tea, kuskil kellegi juurde, et mu naine umbes, ma ei tea, põgenes ära, võttis mu lapsed ära, on ju, ma vaene isa, eks ju. Et kas te olete näinud, noh, ilmselgelt inimesed ütlevad, jaa, ma nägin sealt sellist naist, on ju. Et, aga see oli mu suurim hirm, et ta võtab mind vägisi kaasa koos lastega. Ja ma mäletan, kui kohtu poolt määrati suhtlemiskord lastele, et nad peavad isaga kokku saama, siis mu suurimaks hirmuks oligi see, et kui ta saab kõik lapsed sama aeg, siis ta lihtsalt võtab lapsed ja kaob. Tema jaoks ei ole sellist pidepunkti, et tal on mingi kindel aadress või kindel telefoninumber, et teda kätte saada on väga keeruline ja see oli minu jaoks nagu kõige suurem hirm. Aga see õnneks ei realiseerunud. See ei realiseerinud, jaa. Mul oli nagu tõesti, mul oli imeline lastekaitsetöötaja sel hetkel
ja ohvriabi poolt sain abi, tugikeskuse poolt sain abi, kõik need inimesed kokku, kes mu ümber sel hetkel olid ja mul oli nagu see ka, et mäletan, kui ma jõudsin Pärnu sinna nagu siis tugikeskusesse, sinna majutusse ja vist äkki järgmisel päeval juba tuligi mu juurde lastekaitse ja sotsiaaltöötaja, vist ohvriabitöötaja ka ja ma rääkisin neile enda lugu ja nad uskusid. Ja kus see oli ka jälle selline uus moment, et ma ei pea nagu põhjendama või midagi tõestama, et ma räägin oma lugu ja nad usuvad. Sest tegelikult ega see teine pool ütles ka, et kui sul tõendeid ei ole, siis ju kes sind usub, on ju. Aga see, et nad tõesti uskusid. See annab selle julguse. Ja just. Ja siis ja ma arvan, et siis sellest hetkest peale ma siis nagu räägingi. et käin rääkimas oma kogemusest ja käin koolis, siin olen Pärnu Kutsehariduskeskuses käinud rääkimas, et seal on paar õppejõudu, kes mind ikka kutsuvad mingi oma aine raames, et tule jälle jaga, et see on nii hea, kui keegi siis oma kogemust jagab, et see on midagi muud kui lihtsalt kuskilt lugeda, kuidas asjad on. No naine, kes on sellises olukorras, nagu sina olid siin aastaid tagasi, temal nagu on ka see teadmine, et kõik ei ole õigest, aga ta võib, ei julgegi teha otsust, eks ju. Ja siis ta tuleb tugikeskusesse, aga ta ikkagi läheb tagasi ja siis ta nagu ikkagi tahab muutust, on ju. Aga mul tundub, et nii kaua, kuni see piltlikult öeldes klõks ära ei käi, kui see nagu viimane tilk sinna karikasse ei kuku, et siis, et kui see käib ära, siis on muutused võimalikud. Just, sellepärast ongi see, et keegi teine ei saa tulla ütlema, et kuule, tule nüüd ära, me pakime su asjad ära, ma viin seda ära, põhimõtteliselt nagu vägis ja nii. Et see inimene peab ise seda tahtma, et ma tahan seda muutust, mis meie omalt poolt saamegi teha, meie saame tuua välja selle, miks see muutus on oluline, mis tema sealt tegelikult reaalselt kasu saab, miks see on vajalik, see enda hinge rahu, et ma saangi kodus rahulikult magada või keegi ei halvusta mind või ma ei pea olema hirmul ja kogu aeg nagu pinges, et ma ei tea nüüd, kuidas ta nüüd äkki reageerib, eks ju, mis ta nüüd teeb, et see tunne on tegelikult nii oluline ja kui see inimene saab aru, et ma tahangi seda, et isegi kui ma pean täiesti nullist alustama, aga see on see, mida ma tahan. Ma saan aru, et minul oligi, et ta ju isoleeris, et ma ei saanud kellegiga väga suhelda, aga tegelikult inimesed mõistavad, kui sa tuledki ja räägid, sest tihti nad võivad arvata, et lihtsalt jäi eemale ja ma ei tea, muutus uhkeks või mis iganes, eks ju, et miks ta ei suhtle. Aga kui sa räägid, et milles tegelikult asi oli, samal ajal loomulikult kahjuks meie ühiskonnas on nii palju süüdistavaid suhtumisi ka, aga võib-olla siis ongi esimene kõne näiteks tugikeskusesse. Sest et me saame kokku, anname aega, meil ka on naised võib-olla, kes hetkel on vägivaldses suhtes ja võib-olla alles mõtlevad, et sealt välja tulla. Ja võib-olla see, kui ta käib ikkagi, räägib meiega, ta jõuab selleni, et okei, ma teen selle lõpu ja ma tulengi sealt ära. Aga see peab olema tema jaoks õigel ajal. Meie ei saa öelda, me võime oma peas mõelda, et sa oleks pidanud tegelikult juba eile ära tulema, eks ju. Aga meie ei saa öelda seda tema jaoks, millal on tema jaoks see õige aeg. Aga tegelikult see on nii vajalik. Ma soovin, et noored, kes hakkavad suhteid looma, et nendel tegelikult oleks juba praegu need teadmised, oskus märgata, et see ei ole õige suhe. Ja sealt ennem ära minna, kui oodata siin, ma ei tea, 5 aastat või 10 aastat või meil on isegi naisi, kes on peaaegu 30 aastat olnud sellises suhtes, et ei ootaks nii kaua ja ikkagi lõpetaks selle varem ära. Aga ikka ju tahad loota, et läheb ju paremaks. Ikka tahame jah, aga kahjuks sellises olukorras see ei sõltu meist. Kui see sõltuks meist, siis ilmselgelt see lähekski paremaks. Aga see sõltub teisest inimesest ja kelle jaoks ei ole tema kaaslased tunded ja soovid nii olulised, selle inimese jaoks on ainult tema tahtmised olulised ja sellesse tulebki, jah. Aga see on ju ka see koht, kus nagu, kui ma ise saan ikkagi natukene paremaks, äkki siis asjad muutuvad. Ma mõtlesin kaua, et ma ikka katsun paremini käituda, okei, ma ei suhtle temaga, ma ei helista, ma ei tea oma tuttavale, ma ei räägi oma emaga kõikidest asjadest, aga seda ei tulegi, et sa saaksid sellisele inimesele meele järgi olla. Sest ta hakkabki uusi asju ja lõpuks ei ole sind enam alles.
sinust on alles ainult tühi raam ja ma ei tea, ärevushäired. Võib-olla ta ükskord lükkab või lööb sind niimoodi, et sa kukud natuke halvemini ja sa võib-olla oled ratastoolis või voodisse aheldatuna. Et kas ta siis hoolitseb sinu eest? Vaevalt. Kui ta just mingit kasu ei saa, no ma ei tea. Kui sa oled nagu erivajadusega lõpuks ja saad mingit raha, siis võib-olla on see kasutegur, mis tema sinus näeb, nii et noh. Neid lugusid on ikka jõhkralt palju, et suurem osa neist jäävad ju ikkagi varjatuks, suurem osa isegi siis, kui nad on selle protsessi läbi teinud, ei julge nendest rääkida nii avalikult, nagu sina räägid, eks ju. Et siis jääbki see mulje, et see on kuskil kaugel, kuskil niimoodi, mida keegi nagu ei tea ja võib-olla seda polegi eriti, on ju. Aga samas, mida rohkem nagu räägitakse ja räägitakse ka sellises valguses, et tegelikult on võimalik välja tulla sellest, on ju. Et tegelikult on lootuskiir tunneli lõpus, muideks sa istud praegu akna poole seljaga, päike tuli välja sellel hetkel. Väga märgiline. Et mida rohkem nagu tuuakse välja, et see on tegelikult võimalik, eks ju. Seda rohkem see äkki annab ka lootust ja julgust nendele, kes veel on niimoodi nagu kahe vahel nii-öelda. Just, tegelikult ma olengi täiesti nõus, et ma arvan, et siin on suur roll meie ühiskonnal, et kui me ikkagi inimestena ei süüdista seda ohvrit, siis nad julgevad ka. See on nagu, kui me võtame näiteks filmi ja seal tehakse kellegile liiga, siis üldiselt me filmis tegelasele hakkame kaasa elama ja tahame, et ta saaks abi ja tal läheks hästi. Aga päriselus. Issand, kui veidra asja sa tõid välja, aga nii ongi. Aga päriselus me ju hakkame teda süüdistama, oi, mis sa ikkagi tegid. Et nagu, me hakkame süüdistama seda, kelle tegelikult on halvasti. Et miks me ei võiks käituda samamoodi, nagu me selle filmi tegelasele kaasa elame ja loodame, et ta saab abi ja tal läheb kõik hästi. Et võiks olla päriselus samamoodi. See on nii äge mõte, mille sa välja tõid. Peatun veel korra nendel kaartidel, kuna ma tean, et Margot tuleb ka mul varsti salvestusel, siis teie podcastist räägime ilmselt temaga. aga mis kaardid need on, mida te olete nüüd välja andnud? Need on suhte siis ohumärgid, seal peal on, kui te vaatad neid, siis on seal nagu liiklusmärgid ja siis tegelikult, kui sa seal tagant loed, siis sa näed, et iga märgi kohta on midagi kirjutatud, no vägivalla ring on ja meil ringteid on Pärnus väga palju on ja et sealt väljuda sealt ringist on väga oluline, sellepärast, et tead on ju, et vägivalla ringis on see, et on ju see mesinädalate faas, kus kõik on hästi, siis hakkab see eskaleeruma mingi probleem, siis on see plahvatus ja siis on jälle leppimine ja niimoodi ta käib kogu aeg ringi ratast. Okay. Ja see on ka tegelikult põhjus, miks osad ei tule välja, sest nad elavadki selle mesinädalate faasi nimel, nad saavad aru, et jah, mingi hetk midagi võib tulla, aga ma tean, et mul tuleb mesinädal jälle. Aga siis tuleb leida tegelikult see tee ots, kus sealt vägivalla ringist välja tulla. Kuidas siis saab sealt vägivalla ringist välja? Kuidas selle tee otsa leida? Äkki kõigepealt helistada Pärnu naiste tugikeskusesse ja küsida nõu, sest et üldiselt ongi ju niimoodi tegelikult, et eks iga ühe elu on, seal on nii palju aspekte. Kui on lapsed, kui on varajagamine, kõik need asjad, et siis saabki võtta tegelikult, kuigi ütleme nii, et muster on sama, aga lihtsalt mingid aspektid tulevad juurde, millega peab arvestama. Ja siis me saame aidata leida selle tee otsa ja olla isegi toeks seal, kui vaja, et meie ei saa sul sealt tee otsast niimoodi kättpidi välja vedada, eks ju, aga me saame olla toeks. Kõige nagu kummalisem kogu selle teema juures on see, et mul on üks hästi armas tuttav. Ma väga palju siin detailidesse ei lasku, aga kellega me ka äkki siin eelmisel aastal või üle-eelmisel aastal sattusime jutustama ja siis seda põgusalt, hästi põgusalt nagu jagas enda tausta ja tegemisi. Ja siis ma mõtlesin, et kuna me tean ka tema kaasat, niivõrd, kuivõrd, kui palju me oleme nagu koos nagu näinud, eks ju. Ja kui ma mõtlen,
kogu selle tausta peale, mida see väike õbluke mulle jagas, siis ma mõtlen, kuidas see üldse võimalik on, et kui neid inimesi nagu väljas koos näha, elu sees ei tuleks selle peale, et see võib see nii-öelda nukumaja olla, on ju. Selge on see, et kui see naine teeb otsuse, et ta nüüd astub välja, siis on nüüd tema justkui süüdi, sest et väljapoole paistab, et kõik on nii imeilus. Aga tegelikult seda vägivallatsed tahavadki. Mul oli näiteks nii palju, kui ma sain oma lähedastega telefonidel rääkida, mis ta kõned kõik lindistas, siis siis ma ei tohtinud kunagi rääkida seda, et midagi on halvasti, kuigi kui sul vahepeal halvasti läheb, see käib ka elu juurde tegelikult. See on normaalne elu, ütleme nii. Aga meil suhtes oli see, et ma pidin ütlema, kõik on hästi. Kõik on nagu ideaalne. Ja sellepärast üks siis mu lasteisa sõber oli kohtus tunnistajaks, kuigi ma arvan, et me vist 10 aasta jooksul äkki, ma ei tea, 2 korda või 3 korda või mõned üksikud korrad kohtusime, siis ta ütles, et aru ma ei saa, mis Haini lakkas on ja kõik oli nii ideaalne ja nüüd nagu umbes valetab siin selliseid asju on ja. Et tegelikult see ongi nendel, nad tahavadki näidata väljapoole, et kõik on ideaalne, mis teeb ka raskemaks selle, kui see naine üks hetk läheb sealt ära, siis öeldakse, et no mis sul viga on ju, et ei suutnud nüüd olla siis nagu hea naine talle on ju, et ja siis hakataksegi süüdistama teda. Aga ta on maalinud selle pildi sellest ideaalsest suhtest kõikidele. Aga see on ka jälle, nad teevad seda teadlikult. Kuidagi nagu raske mõelda, et inimene on nagu nii mastermind, et ta nagu suudab neid asju. Aga äkki see tuleb nendel nagu automaatselt. Ma ei tea, ma ju ei tunne niisugust kurjategijat. Kas ei või olla nii, et ta on nagu tema seest, nii et ei kontrolligi seda? Või see on ikka teadlik? Tegelikult see on ikka, nad ikkagi kontrollivad seda, et küll tihti siin süüdistatakse näiteks alkoholi, eks ju. Aga minu laste isa näiteks ei olnud põhimõtteliselt üldse 10 aasta jooksul. Nii et mina näen seda, et võib-olla seal üks viis, kuidas tegelikult, kui ta ju on alkoholi joobes, siis ta võib üks hetk lihtsalt magada nii sügavalt ja ta ei suuda kontrollida seda olukorda nii, nagu ta tahaks. Aga kuigi jah, alkohol võib olla ka, et kus tarbitakse võib-olla liiga palju alkoholi, aga see võib olla siuke nagu katalüsaator, mis teeb selle asja veel hullemaks, võib-olla ma mõtlen, et mõnes mõttes võib-olla on see hea, sest äkki naabrid kuulevad ja kutsuvad politsei, et siis võib-olla siis lihtsalt tõmbab rohkem tähelepanu, et aga ja siis meie politseinikid ikkagi on teadlikud juba nüüd, et oskavad aidata, et ma leian, et võib-olla see, kui kuskil tarbitakse alkoholi, et see võib-olla pigem tõmbab rohkem tähelepanu, et selles võtmes on isegi hea. Aga ma mõtlen, et kui sa oled selle sees nagu nii pikalt olnud, kuidas sulle tundub, kas ühiskond on nagu läinud mõistvamaks ja kuidagi hoolivamaks ja arusaavamaks või kuidas sulle nagu näib, kui sa oled nagu enda alguspunktist, eks ju, ja nüüd täna, mis on ikkagi mitmeid aastaid hiljem, eks juba? See on kindlasti muutunud, et me räägime sellest rohkem ja et me oleme hakanud rääkima sellest ikkagi, et see on meie ühiskonnas probleem. Kui me lähme siin aastaid tagasi, et väga kõrgetel positsioonidel inimesed ütlesid, et meil Eesti riigis sellist probleemi ei ole, et selles suhtes on kindlasti areng tekkinud ja ma arvan, et isegi ametnikud, kes nende, ütleme siis ohvritega kokku puutuvad, et seal on ka ikkagi mingi muudatus on tekkinud ja ikkagi pööratakse neile tähelepanu. Ühiskonnas me vajame veel natukene rohkem seda mõistmist, aga kindlasti on vaja sellest rääkida. Tegelikult soovin, et veel naisi rohkem räägiksidki sellest ja et nad saaks tegelikult üle sellest häbitundest, et see ei ole nende süü, et neile tehti midagi sellist halba ja nad ei pea selle pärast häbi tundma, et meid oleks rohkem, et see soov on küll. Jah, ja mida rohkem seda ju rääkides, seda rohkem sa ka ennast ju tervendad. No just ongi, et võib-olla ongi see, et kui keegi on valmis rääkima, siis tulebki ümbritseda, sest meil ikkagi on peale minu veel õnneks mõned, kes sellest räägivad ja ümbritsedagi nende inimestega ja siis tunnedki koos, oled ikka tugevam ja siis ma usun, et neid inimesi tuleb juurde, et me saame üle sellest häbitundest,
me saame üle sellest, et me saame aru, et meie ühiskonnas on ka inimesi, kes mõistavad meid hukka, aga siis mõtled, aga miks nad meid hukka mõistavad? Kas nad on ise vägivallatsejad, sest naisi on ka vägivallatseid. Kas nad on ise vägivallatsejad või nad pole ise suutnud seda sammu teha? Või siis on veel ka see teema, et nad nagu lihtsalt kardavad, et kui midagi nagu fookusesse tuua, et äkki see on siis ka nagu endale kuidagi mõistetakse neid hukka nagu. Pannakse silt külge. Et kui mõelda seda, et aga mis on selle inimese nagu arvamuse taga, et üldiselt ikkagi ju ohvrile tunned kaasa, sa ei taha, et kellelegi liiga tehakse, see ikkagi inimene on empaatiline, aga et mis on selles inimeses, et ta ei ole empaatiline, et pigem on see, et ma ei mõtle nagu selle peale, et ta süüdistab küll mind, aga tegelikult ma mõtlen, et aga miks ta seda teeb, et ma ei näe nagu süüd ise endas, et ma ise olen midagi valesti teinud, vaid äkki on sellel inimesel endal mingi trauma või kogemus või midagi on seal taga. Jah, mida ta pole veel lahendanud. Ja siis ütleb, et kõik teised on pahad, kes nendel teemadel räägivad. Just, nii ongi. Et ma pigem olen mõelnud nagu niipidi, et minul on küll hea meel, et sa räägid. Tõesti, et sa seda teemad nagu fookusesse tood ja valgustad ja et sa ise sellest kõigest nagu nii heas mõttes nagu üle oled ja tervenenud oled. Muidu see oleks selline nagu valukohast kibestunud jutt on, aga sul on just see, et jah, oli, aga sellest saab üle. Nii on. Ja ma tunnen, et see kogemus, ma olen nagu kohtunud nii paljude imeliste inimestega tänu sellele kogemusele. Ja see, mis ma praegu teen, siis ma mõtlengi, mul ka teinekord kuskil käid rääkimas, siis nagu seal, nii kahju ja niuke nagu, mingi hunnik murekoormat, nii ma nagu, ei ole midagi, et nagu selles suhtes, et ju siis mind oli vaja, et ma kogen seda ja tulen sellest välja ja räägin seda, et järelikult oli mind siia ühiskonda vaja. Et nii on. Ma mäletan esimene saade, et keda ma küll armastasin, kus oli esimest korda, ma olin oma näo ja nimega ja siis ma töötasin Strandis ja siis mul tulid kolleegid sinna, siis ma olin seal nagu lopipaaris töötasin, tulid sinna, et issand, Aini, ma ei teadnud üldse, peale vaadates üldse ei ütleks, et sa sellist asja oled kogenud ilmselgelt ja siis hakkas tulema see, et kogu aeg keegi, ma tean ka kedagi, kes on kogenud. Ja seda tuli nagu nii palju, siis issand jumal, et kas me tõesti nagu on nii palju seda, ja mis hiljem siis statistika tegelikult näitab, et see number on tegelikult päris kole kahjuks. Nii kaua, kuni me seda põlu all hoiame, seda teemat nii-öelda, nii kaua see statistika ei muutugi, mida rohkem me valgustame, mida rohkem me seda nagu nähtavaks teeme, toome, seda teadlikumaks me muutume, me ühiskonnana ei tolereeri sellist käitumist ja nii ongi, nii saavadki asjad paremaks minna. On vaja neid julgeid, kes räägivad. Just ongi, selles mõttes, et siin ka, kui keegi kuuleb ja tunneb mingi asja ära, et võiks ka või tahan, siis see on võimalik. Et meil on ju, ütleme, tugis ka erinevaid üritusi on. Meil siin novembri alguses tuleb meil sünnipäev, siis see raamat, millest me alguses rääkisime, meil tuleb kindlasti raamatu esitlus, meil pole veel paigas, ma arvan, et kui Margo tuleb siia sinu juurde, siis tema juba võib-olla oskab öelda selle esitluse kuupäeva, millal see toimub ja kus kohas ja kõik see, et siis kuuleb sellest raamatust rohkem, et meil on erinevaid asju, meid saab jälgida Facebookis, meil on ju tugikeskuse leht, meil saab kirjutada, et selles mõttes, kui meil on mõni üritus, siis ma kutsun alati, kui on avalik üritus, alati kutsun tulema sellepärast, et meil ei ole sellised nutuüritused tavalised, meil on väga toredad, me läheneme paljudele asjadele hoopis teistmoodi, et selles mõttes ma ikka kutsun, et astuge sisse, tulge julgelt ja tegelikult on tore, et mõnikord tundubki imelik, et nagu nii siuke karm teema tegelikult, aga me saame ka läheneda teistmoodi sellele. Ja, et lõppkokkuvõttes on elu elamiseks. Just. Ka siis, kui raskused on, aga nendest saab nagu üle tulla või välja tulla ja elu on elamiseks. On. Ja elu on ilus, tegelikult on see, et elu on nii ilus, et kui ma selles suhtes olles mõnikord nagu tundus, et juba peaaegu hea päev ja siis nagu jälle mingi asi, siis ma mõtlen, kas ta ei tahagi, et nagu õnnelik võiks olla või kas nagu ei ole lubatud õnnelik olla või
nagu ükski päev ei või nagu tore olla või siuke tunne tekkis, et ikka on vaja kuidagi midagi teha, et ära rikkuda see nagu hea hetk. Aga tegelikult elu on nagu nii ilus, et vahet pole, kas paistab päike või sajab vihma või. Ma arvan, et kui sa oled sellisest kohast läbi käinud nagu sina, siis ongi elu ilus, kui sellest välja tuled. Siis vahet pole, mis on ümbergi, elu ongi ilus. No, hindad asju teistmoodi, jah. Ja, just. Kuule, aga selle teadmisega võtame täna kokku. Aitäh sulle, Haini. Ja kutsume siis üles Pärnu Naiste Tugikeskuse lehti jälgima ja osaleme üritustel, kui nad on avatud. Et vaadake, millega me seal tegeleme ja kui meil on mõni üritus, näete, siis kindlasti ühinege, tulge. Aitäh kutsumast, Regina. Aitäh.